Muusika käib siin. Hommikust teil on miskisugune disko. Jätaks magada veel, kell on 6:30 umbes. Aga päike juba tõuseb. Ja et mingit asjalikku matka teha, siis võiks võimalikult vara alustada. Kass. No. Hommikused näo. Kas kõigil on hästi magasid välja? Sõidame nüüd kuskile väikse kanjoni poole. See ei ole küll surmaorb, aga nüüd oleme kõndinud üks veerand tundi juba. Kanjoniks nimetavad vist miskid. Nii. Mis siin siis on? Siin on looduskaitseala park. Parkkaart. Kivi kukkumise hoiatus. Karu hoiatus nagu ikka. Kuigi me pole ühtegi karu näinud veel. Koeri oleme küll näinud. Mis see on? Kitse hoiatusmärk. No parking. Kõrged kivid ääres. No nii, näitan siin veel siis kõrgeid kiviseinu. Päike täna jälle lõõskab meil. Siuke sile graniit. Üsnagi. Nii, mis siin on? Huvitav, kas saab see kivimüür läbi? Ei saa. Siit hakkab jälle uuesti see. Oot, siin avaneb selline vaade. Väike puhkemajake. Ja siis on graniitsein. Äge. Siin tehakse ronimist. See on hoopis treening hoone, mitte turistimaja. Treenitakse päästeoperatsioonideks siin rahvast. Me oleme kohvipausi aeg. Kuskil siuke kõndima hakkasime jälle. On teist veits maha jäänud teistest. No sai vahepeal drooniga filmitud. Nii, siuke kivine kihvt väljakutsuv maastik. Millist Eestimaal just ei näe. Ja see on nagu miski vana jõesäng.
kaljude ääres. Nii, siin edasi vist läheb veits tasasemaks see maa. Ei ole nii väga kivide peal ja vahel käimist. Siin on üks teine paar kihvt sammaldunud kividega. Üsna risune metsaalune. Ma olen jõudnud siin sellise huvitava kivirägastikuni, millest tundub kuule, väga hea, et ma ääli kuulsin, ma mõtlesin, et ma olen vale rada pidi tulnud juba. Et maru rägastik on siin. Okei, tulen üles. Nii. Kas on siin vasakule? Kas siit poolt või? Siit kivide vahelt soovitatakse. Okei. Jõudsin järgi. Nii, trossiga minek ja väga huvitav. Alto, minä konen lisää erityisellä. Rahullista. Enää mä kirjoitin. Nii, trossiga üles tuldud ja nüüd on veel tõusu. Korralik. Ja. Katsumus on selleks korraks vist läbi. Jälle grupiga koos ja tasane maa, aga lauge tõus, mis on üsna ebameeldiv. See seiklus siin all, see oli huvitav. Nüüd olen tagasi teel. Rahvas teised seltskonnast läksid juba ees ära. Lennutasin veits drooni välja ja kogu selle raja kõrval siin on siuke mägioja. Mõtle, Eestis teed rasket tööd, mõtled mägioja peale. Siit näed seda mägioja. Küll on hea. Aga seda vist tulles sai filmitud juba siuke. See ongi nüüd see esimesi nurga taga. Peaks lõppema ära see suur kivimüüri. Kivi seinad ja värgid. No nii.
see on ju, lehmakari. see on ju seks, me kõik oleme seda. Jah. Nii, selline lõunapaus. Mis siin siis huvitavat on? Olukord on selline, et naudin koorest veiserupski suppi, mis on huvitav. Menüüs oli inglise keeles, ma ei hakanud süvenema, mulle meeldis koorepuljon. No nii, see on nüüd Brann, ma ei tea, kas näha oli, aga nüüd jalutame restoranist sinna Branni lossi. Kutsutakse ka Dracula lossiks. Vaatame, kas on huvitav. Turismi mekka müüakse igast nänni turistidele, sest et see on ju maru popp asi, see Dracula loss. Siin ongi või? Kioskist tuleb osta. Olemas. Liigume edasi. Nii. Mäest üles tõusnud. Kaart. Nii. Vaatad pead ära. Madal. Nii, üles minek. Kuskilt väiksest trepist. Nii, see ka esimärk. Nüüd oled trepis. Semaforo qua quando c'è tanta gente. Mis siin on siis? Küünlaid palju. No vot, see on siis miski. Küünlad on muidugi elektrilised piirniga. Päris üles torni minna ei saa, alla tagasi. Veel alla. Koer ees. Ruum. Kuningas Ferdinandi magamistuba. Vaat sulle. Kõrvaltoas tundub olevat miski eluruum. Okei, paistab, et on aeg välja minna. Mingi huvitav kaev on, inimesed vaatavad sisse, mis nad ei tea. Raha loobitakse sisse mingil põhjusel. Kuule, siit saab trepp alla. Siit lähebki välja. Eks väljapääs ongi see. Ja siin on muidugi, kuhu raha saab veel anda, on pood. Põnev hetk. Siin parklas on mul antud luba lennutada drooni, et siis selle drooniga filmida Branni lossi.
tagasi. ja mis siin on? toredad naised on teinud punši. keegi paneb ka seda sisse. aga siin seda õnneks ei ole. homme lubab vihma, loodetavasti ei tule.